ja temaga me kohtusime ülikoolis. Kindlasti mitte üldse tüüpiline esimene kohtumine. Selles mõttes, et kuigi meie vanusevahe ei ole meeletu, oli ta tollel hetkel minu õpetaja. Mu esimene suhe võtsis, sundis kogu aeg ennast peale, surus, nõudis, et ma pean ennast kätte andma. Ma arvan, et sul on vaja nagu oma närvisüsteemile kuidagi märku anda, et nüüd on turvaline, nüüd on hästi, et me ei ole enam selles samas olukorras, enam ei ole alarm, SOS olukord. Mulle tundub ka, et selline dünaamika nagu viib sinnapoole, kus sina tunned võib-olla, et sa oled nagu ema rollis ja suhtes ei tohiks kunagi olla sellist ema ja lapse dünaamikat. Ja teine asi, ma arvan, see on inimloomuses, see on meile sisse kodeeritud, et me ei suuda tunda lihtsalt rahulolu pikemat aega. Hei, sa kuulad Kirstordil podcasti ja ma olen tagasi puhkuselt, tagasi töölainel ja soovin teile kõigile mõnusat esmaspäeva või mõnusat nädalat, kui sa ei kuula seda esmaspäeval. Ja räägime siis sellest, kuidas läks mu puhkus, mu kaua oodatud puhkus. Ma pean ütlema, et see oli täiesti imeline. See oli kõik see, mida ma ootasin ja veelgi rohkem. Ma sain päriselt puhata, nagu täiesti puhata, niimoodi, et mul ei olnud mitte mingit kübekestki töömõtetest peas. Ma lülitasin kõik meili notification'id välja, panin automaatvastuse peale ja tõesti, ma ei teinud üldse tööd ja lesisin päris palju osa ajast rannas, erinevates randades ja Aleksandriaga meil klappis kõik nii hästi, me nagu tõesti avastasime, et me oleme super reisikaaslased ja et me peame kindlasti veel koos reisile minema, sest et väga sarnased ootused, mõtted, üldse see, kuidas me nagu tahame asju teha. Et hotellivalik oli meil super, me olime siis Radisson Blu Kalle hotellis Sri Lankal ja see oli väga ilus, puhas, kogu see hotelliala väga meeldis, et hästi mõnus, sealt me käisime erinevates linnades, seal lõuna poolel siis ja tõesti, ma nautisin 100-ga. Selle võrra on natukene raskem olnud tagasi sukelduda oma siinsesse maailma tööasjadesse, et päris palju tööasju ootas mind ees, nii kui ma tagasi jõudsin, seega nüüd need päevad, kui ma olen siin tagasi olnud, on olnud üsnagi toimekad, aga ma tunnen, et ma olen ise kuskil mullis veel omadega või nagu ma kuidagi aju ei tööta nii kiiresti ja ma väsin õhtuti juba kella 8 ajal täiesti ära, selle väikse ajavahe tõttu 3,5 tundi, mis siis oli, et ei taha vinguda. Aga lihtsalt realistlikult öeldes siis on küll raske sellelt puhkuselainelt tagasi tulla. Ja ma mõtlen, mida veel puhkuse kohta rääkida, sellepärast, et mul tegelikult on loodetavasti üleval juba Sri Lanka vlog ka, kust näeb kõike, mis me täpsemalt tegime, et sellepärast ma nagu mega detailidesse ei hakkaks laskuma, et ma lihtsalt nagu tahtsingi öelda üleüldiselt, et see oli imeline puhkus ja mulle meeldis see, et me ikkagi nagu tegime ja nägime ka, aga samas ma tundsin, et ma sain ka puhata. Ja võib-olla nagu kõige eredamad mälestused sellest reisist olidki lihtsalt nagu need ootamatud kohtumised mingite loomadega, keda siin Eestis sa näed ainult loomaaias, et mingisugune mega suur iguana keset teed, kilpkonnad lihtsalt rannas, nagu tavaline rand ja seal vees on lihtsalt nagu mingi 5 suurt kilpkonna. Siis paabulinnud lihtsalt niisama patseerimas keset linna, teede ääres. Nad lihtsalt elavad seal, nagu uskumatu. Koporavad,
ka igal pool niisama chillimas. Krabid, et minu jaoks nagu nii palju uut. Ma ei ole sellises troopilises kohas varem käinud ja nii palju erinevaid loomi nagu niisama lihtsalt näinud. Lisaks käisime ka sellisel safaritripil, seal ma nägin elevante esimest korda päriselus vabas looduses ja seal oli igasuguseid muid loomi ka. Aga et jah, kindlasti nagu need loomadega kohtumised olid, lihtsalt tekitasid nii palju emotsioone. Ja siis mina käisin esimest korda ka jetiga sõitmas. Ma istusin Aleksandria taga. Kes on nüüd pikemalt jälginud, siis teab, et ma alles paar aastat tagasi õppisin ujuma, seega minu suhe veega on nagu selline konarlik olnud ja ma endiselt ei tunne ennast vees nagu mega vabalt, et näiteks Sri Lanka on ka väga sihuke surfiriik, et väga palju nägime seal surfareid ja üldse kõike surfi teemalisi suveniire asju. Ja tõesti, seal olid ka siuksed lained, et ideaalne surfamiseks. Aga näiteks seda ma tunnen, et ma ei julge veel proovida ja kes teab, kas üldse kunagi. Aga mind kurvaks ei tee, et ma ei tunne, et ma otseselt nagu millestki ilma jääksin. Lihtsalt ma mõtlesin, et ma nagu natuke räägin sellest vee teemast ja ehk siis juba see jetiga sõitmine oli ka minu jaoks nagu suur asi ja ma kuni viimase hetkeni väga kahtlesin, kas ma lähen. Aleksandria on varem jetiga sõitnud palju. Nii et tal oli kogemus all ja siis me tegime nii, et 10 minutit ta sõitis koos minuga ja 10 minutit ise, et siis ta sai rohkem nagu vabamalt sõita seal ja hullata. Ja selle koha pealt ma ütlen niimoodi, et nagu tore, et ma selle tegin ära, aga eks ma olin terve aeg nagu suht krampis seal ja siis me nii naersime seda, et mul on siuke nervous laughter või nagu, mis iganes see siis eesti keeles on, et kui ma on pingeolukord, siis mu naer on selline nagu päriselt. Oli ka mingi hetk, kus mingi mees pani oma väikse ahvi Aleksandria peale ja siis nagu me olime mõlemad veits šokis selles hetkes ja siis mina filmisin seda ja seal on kuulda lihtsalt minu siukese ja seal jeti peal samamoodi Aleksandria mingi juhuu, mingi naerab seal ja siis ma olen seal taga mingi et jah, ma proovisin seda nautida, ma väga proovisin. Ma ei tea, kas ma päris nautimiseks saan seda nimetada siiski. Aga äge oli siiski. Ja toredaid toiduelamusi oli, mitte küll kohaliku toiduelamusi, sest et ma pean ütlema, et kuigi India toitudega ma olen ikkagi mõnevõrra üles kasvanud, kuna see on lihtsalt nagu mu peres ema tegi India toite, kuna ta on usklik ja see usk on nagu Indiast pärit. Et siis ma olen nagu tuttav nende toitudega, aga muidugi minu ema ju tegi neid ikkagi eestistatult selles suhtes, et need ei olnud kohe kindlasti sellisel vürtsi tasemel, mis nad on kas siis seal Indias või ka Sri Lankal. Et ütleme nii, et need kohalikud toidud jäid ikkagi liiga vürtsikaks, et ma ei suuda nautida toitu, kui mul suu põleb. Ehk siis kohalikke asju me seal väga palju ei nautinud, et otsisime ikkagi midagi euroopalikumat, aga sellegipoolest leidsime paar väga toredat toidukohta ja meil oli lihtsalt nagu koos nii naljakas. Mõnes mõttes mul on kahju sellest, et vlogi kunagi ei jõua need kõige naljakamad momendid. Lihtsalt sellepärast, et ma ju ei filmi 24/7 ja tihtipeale need kõige naljakamad momendid tulevad täiesti ootamatult ja meil juhtus seda kõige rohkem enne magama minekut, vahetult enne magama minekut. Lihtsalt ei saa naeru pidama, nii naljakas. Et tõesti väga lõbus oli ja väga mõnus oli ja ma tunnen küll, et akud on laetud, aga mul läheb ilmselt natukene aega, et jälle kohaneda selle külmaga. Nii et jah, sellised muljed siis reisilt ja nüüd ma olen kohe täiesti kindel, et järgmine jaanuar-veebruar ma pean ka kuskile sooja minema, võib-olla siis Taisse, et avastamist on tegelikult veel nii palju.
aga sain jah selle kindlustunde, et mulle meeldis ja ma tahan veel. Ja on aeg rääkida tänastest auhindadest ja toetajatest. Kõigepealt on toetajaks Lidl, kelle poolt läheb siis ühele häälsõnumi saatjale 50-eurone kinkekaart. Ja Lidli kohta tahtsin lihtsalt välja tuua selle, et te ka teaksite, et seal on juba saadaval igasugused värsked tooted nagu redised, erinevad marjad, maitsetaimed, et minule väga meeldib sealt osta vaarikaid, ma olen sealt saanud ainult häid vaarikaid ja mustikad on seal ka väga head ja hea hinnaga ka ja basiilik on Lidlist mu kõige lemmikum, seal on alati siuksed nagu korralikud puhmakad seda basiilikut ja seda saab reaalselt minu arust nii paljudesse toitudesse panna ja ta annab kohe juurde ja pastadesse lihtsalt mul lemmik lisand basiilik. Aga samamoodi ka erinevatesse kastmetesse, et lihtsalt annab nagu nii hea maitse. Ja kuna meil on kohe vabariigi sünnipäev, siis ma mõtlesin, et ma korraks jagan oma mõtteid selles osas, mida lauale panna, kui on perega koos tähistamine või sõbrad tulevad külla, et minu lemmik ja selline lolli kindel kombo on see, et ma ostan Lidlist kokku erinevaid värskeid asju. Ongi siis mingisugused marjad, vaarikad, mustikad, viinamarjad kindlasti, siis köögiviljadest porgand, kurk, paprika, teen ise juurde mingisuguse hea tipi kastme ja muidugi peab laual olema ka juustu. Ja Lidlis on minu kõige lemmikumad juustud. Seal on see üks juust, mis on jõhvikatega. Ülihea, kõikide minu sõbrannade lemmik ka. Siis on seal väga hea cheddar ja tegelikult erinevaid põnevaid valikuid veel seal juustuletis, et Lidlis on minu arust väga korralik juustulett, seega tasub seal uudistada ja enda lemmikud välja valida ja lauale panna. Et minu arust selline värske ja juustukooslus on lihtsalt super ja sellega ei saa valesti minna. Teiseks toetajaks on Heavenly limonaad. Minul on siin grapefruit lemongrass limonaad. Nii hea, värskendav, mitte liiga magus, kodumaine, vähese kalorsusega limonaad. Ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis kastitäis tema enda lemmikut Heavenly limonaadi. Ja kolmandaks toetajaks on meil Hurmus, kes toob maale sellist brändi nagu Biodroga, mida mina olen juba üle 2 aasta kasutanud. Minu kõige lemmikumad tooted on siis Biodroga Anti-Age Rich kreem, eriti praegusel talvisel ajal. Iga õhtu ma seda endale näkku panen ja ta jätab mu näo nii mõnusalt niisutatuks, sellel on ka väga hea lõhn. Ja teine asi, mida kasutan tegelikult küll enne kreemi, on siis Biodroga hüaloroonhape. Jällegi niisutus, minu nahk vajab väga palju niisutust talvisel perioodil ja ka sellel kütteperioodil, et mul on kodus lihtsalt nii kuiv, ma pean selle tõttu ka silmatilkasid näiteks panema. Seega minu nahk vajab kõike seda niisutust, mis vähegi saab anda ja Biodroga tooted tõesti on tõestanud aja jooksul mulle, et nad annavad minu nahale selle piisava niiskustaseme. Ehk siis need 2 toodet lähevad ka ühele häälsõnumi saatjale. Ja enne kui me liigume tänaste häälsõnumite juurde, siis ma mõtlesin, et kuna ma nägin siin päris mitut sisuloome töökohta või sisuloojate kohta käivat voice'i, et siis võib-olla me saaksime terve eraldi episoodi teha sellest, et kui teil on kas selle sisulooja töö iseloomu või mingite detailide kohta küsimusi või ma ei tea, miks sisuloojad midagi kuidagimoodi teevad või mulle isiklikumalt mingisuguseid küsimusi selle töö kohta, et siis võite need teele panna ja äkki me saame nagu eraldi episoodi sellest teha. Kui ei, siis ma lihtsalt kaasan need mingisse muusse episoodi, aga mõtlesin, et äkki on kellelgi veel kripeldamas mõni selline küsimus. Aga juba mõnda aega tagasi ma küsisin teilt, et te saadaksite sellel teemal voice'e, kui te naisena olete teinud esimese sammu mehe suunas või suhtesse astumise suunas, mis iganes midagi sellist. Ma lasin teil saata ja mõned sellised voice'id ka tulid, nii et nüüd kuulame need ära. Ja siis, kuna ma arvan, et neid ei ole päris terve episoodi jagu, siis võtame mõned veel suhetega seotud voice'id. Tšau Kaisa, sa oma viimases episoodis mainisid, et võiks
rääkida pigem ka positiivsetest kogemustest, kui nii-öelda naispool on teinud esimese sammu. Et ma mõtlesin, miks mitte jagada oma lugu. Kirjutada mulle väga ei meeldi, aga sellest rääkida meeldib. Mina tegin ka esimese sammu nii mõneski suhtes ja tegelikult mul on nii negatiivne kui ka positiivne kogemus. Eelmine suhe ma tegin samamoodi esimese sammu ja see lõpuks viiski selleni, et ma kogu suhe tegin esimese sammu. Esimene samm, et mina pidin välja pakkuma üldse koostegevused, ideede toomine, kuhu restorani minna, restorani valimine, mis kell. Me elasime ka koos, ehk siis mis kodus on ja mulle meeldis ise otsustada, mis meil kodus on, aga tänu sellele nagu teiste arvamust absoluutselt ei olnud. Ja ma tunnen ka, et sealt läks nagu hästi palju mehelikku energiat nagu tuli mulle või nagu jah, minu koormaks nagu oli. Samamoodi finantsiline poolt siis oli samamoodi, et ei olnud sealt poolt üldse seda mehelikkust ja see suhe ka lõppes kunagi ära. Mitte väga kaua isegi või pika ei olnud me koos. Aga jah, pool aastat elasime koos ja siis mulle aitas, sest kaua ikka jaksab üks naine tööl käia, kõik pooleks maksta, kuigi tema teenis nagu mingi 5 korda rohkem ja isegi kõik teidid planeerida või siis oligi, kui mina midagi välja ei pakkunud või öelda, et võiks minna või läheks, siis me ei teinudki midagi. Ja siis hetkeses suhtes tegin ka mina esimese sammu. Või ma isegi ei tea, kas öelda, et ma tegin esimese sammu, sest ma olin peol sõbrannaga ja siis see kuid terve see aeg, mitu tundi kogu aeg vaatas mind. Ja siis ma lõpuks läksin ta juurde, ma olin mingi, mida sa vahid? Nagu ma tahan tantsida, ma tahan väljas olla sõbrannaga ja mind häirib, kui keegi pidevalt mind jälgib. Et ma ei suuda enam nagu normaalselt olla, kui sa terve aeg jõllitad mind. Ja mul oli muidugi alkoholi ka sees, et siis oli ka julgust. Ja siis ta ütles, et jah, et ma lihtsalt, sa oled mulle silma jäänud ja ma ei suuda oma silmi sult võtta, et äkki jagame kontakti. Ja ma olen ikkagi üpris kindel, et poleks ma tema juurde läinud, siis me poleks kontakti jaganud, siis ma oleks koju läinud. Seda aga ta ütles mulle, et ta poleks ise minu juurde tulnud, sest tema oli sellel hetkel tööl. Ja sellepärast see poleks eetiline olnud. Aga kuna mina läksin, siis me jagasime numbrid. Ja nüüdseks me elame koos, ehitame oma uut kodu. Et ma mingis mõttes tegin selle esimese sammu, aga samas ta andis ka märku, et ma selle sammu et see samm on oodatud. Ja nii nagu eelmises suhtes ma rääkisin, et ei võttis üldse vastutust enam, vaid kõik jäigi nagu minu peale, siis see suhe ei ole see absoluutselt niimoodi. Aga ma arvan, sellega on ikkagi ka see pistmist, et kuna eelmine kord ma tegin omal otsusel sellest sammu või lihtsalt oli mingi, et nii, tahan sinuga tuttavaks saada, tahan sind tundma pida. Ja siis ma andsin sellega nii palju mehelikku energiat juba edasi, aga see suhe ta andis mulle selle märgu, et see samm on oodatud ja lõpuks küsis ju tema ikkagi numbrit. Kuigi mina suhteliselt agressiivselt nõudsin, et ta mult seda nõuaks. Aga see selleks. Aga nüüdseks planeerime järgmise 2 aasta jooksul peret luua ja ehitame oma kodu ja selles mõttes kõik on ülihästi läinud ja mul on ülihea meel, et ma selle sammu too aeg tegin, siis poleks teinud, siis ma arvan, me ei oleks siin, kus me oleme praegu. Väga tore lugu ja tegelikult miks ma lasingi neid saata, oli just sellepärast, milline oli sinu loos ka see esimene näide. Et ma arvan, et päris paljud naised võib-olla ka kardavadki seda, et kui nad selle esimese sammu teevad, siis nad jäävadki sellesse positsiooni, kus nemad peavad otsustama ja neid samme tegema. Võib-olla ka see ei ole alati üldse nii teadlik, see mõte selline ja võib-olla ka tihti lihtsalt naised ei ole nii julged, aga ma arvan, et kuskil alateadvuses on ka see mõttekäik. Aga ma ise usun, et lihtsalt on nii erinev see, millised inimesed on, et see nii oleneb, millise mehe otsa sa satud või millise mehega sa selle esimese sammu teed. Et mõni ongi selline passiivsem ja mõni inimene lihtsalt ei ole selline ja vahet pole, kas sa teed selle esimese sammu või mitte, et inimesed lihtsalt on erinevad. Ja jah, väga tore näide, aga
ma arvan jah, et eks kergem ongi seda esimest sammu teha siis, kui mingisugune märguanne on sealt teiselt poolt siiski tulnud. Mitte, et ei võiks ka täitsa tühja koha pealt teha, aga siis on lihtsalt kergem kindlasti seda teha. Nii et aitäh jagamast oma lugusid. Põhimõtteliselt, kui ma olin sihuke 20-21, siis ma ei olnud veel kunagi suhtes olnud, lihtsalt oli juhtunud nii. Ja siis ma kohtasin läbi sõprade ühte kutti. Ja me nagu timmisime veits ja siis tema tegi üks hetk sellise nii-öelda selle esimese sammu ja kutsus mind date'ile. Aga siis mul tuli nagu panic ja ma mõtlesin ei ja ma panin plokki. Ja siis kunagi ta kutsus uuesti ja siis ma läksin, noh, sihuke väike timmimine käis värk-särk, aga siis üks hetk ma olin jälle panic ja ma panin plokki ja ta oli ka nagu okei, noh, las see siis põhimõtteliselt jääda, on ju, no 2 korda plokki saanud, aitab ka. Ja siis, aga vaata, siis oli see hetk, et ma sain aru, et ma jäin nagu millestki heast ilma. Seega ükskord randomly keset päeva ma siis kirjutasin talle, et mis ta teeb ja kas ta kinno tahaks minna, et me olime ennem seda ka kinos käinud. Et see oli nagu meie nii-öelda thing. Ja ta ei vastanud mulle tükk aega, kuni lõpuks siis ta vastas, ta oli nagu, et okei, noh, et lähme. Ja kinos ma mõtlesin, et it's now or never ja filmi ajal ma võtsin tal käest kinni. Ja ta võttis mul vastu käest kinni ja nüüd me oleme juba 4 aastat koos olnud. Ja nii naljakas on sellele ajale tagasi mõelda. Aga mul on hea meel, et ma ikkagi ei jäänud lihtsalt kahetsema seda, et ma plokki panin talle, vaid võtsin ohjad enda kätte ja ikkagi lõpuks sellest asja tuli ja ühesõnaga jah, selline tore positiivne lugu väikeste keerdkäikudega. Jaa, no selles olukorras mulle tundub, et tõesti seal nagu mingit muud varianti enam ei olnudki kui see, et sina pidid mingisuguse liigutuse tegema, et noh, kui sa olid ikkagi 2 korda nii-öelda ära öelnud talle juba ja see 3. kord kutsusid ta, noh, see oli ka juba esimene nagu noh, sinupoolne samm on ju, aga see käest kinnivõtmine, ma arvan, et see oli väga vajalik signaal talle, et ta saaks üldse aru, et mis siin toimub, et mida see tüdruk nüüd tahab. Seega väga tore, et sa nagu tajusid ära selle hetke, et see on nüüd see minu hetk, kus ma pean tegutsema ja et see jõudis sinna, kus see on tänaseks päevaks jõudnud, et väga hea meel kuulda. Hei Kaisa, tahtsin sulle rääkida enda esimesest sammust meessoost inimeste poole. Olen väga ambitsioonikas olnud nende esimeste sammude tegemisel. Paar korda ka vastu näppe saanud, aga need olid pigem siiski poisikesed, kes sedasi reageerisid. Pigem on mul ikkagi väga positiivne kogemus minu praeguse elukaaslasega, kellega me oleme juba päris pikalt koos olnud. Ja temaga me kohtusime ülikoolis. Kindlasti mitte üldse tüüpiline esimene kohtumine. Selles mõttes, et kuigi meie vanusevahe ei ole meeletu, oli ta tollel hetkel minu õpetaja. Ma tean, see kõlab üliveidralt, võimusuhe, mida kõike veel, aga seda ei olnud, sest oma õpingute raames pidi ta minu eriala tudengitele andma mingisuguseid loenguid, konsultatsioone ja esimene kord, kui ma teda nägin, ma armusin ja ma teadsin, et see on see hetk, kus kas mina teen sammu või ei juhtu mitte midagi, sest esiteks ei tea ta mu nime, ta ei tea, kellele kirjutada ja teiseks see oleks väga kohatu. Ilmselgelt ei olnud see ka super mitte kohatu minu poolt kirjutada oma õppejõule kui sellisele, noh, selles suhtes, et ta ikkagi kontrollis minu kursuse eksamitöid, aga kõik läks super hästi. Me hakkasime suhtlema niimoodi, et ma kirjutasin talle täiesti mõttetu kommentaari ühe selle loengu kohta ja tundus, et ka mina olin temas huvi äratanud. Nii et siin me nüüd oleme, aastaid hiljem elame koos. Ikka naerame selle seiga üle, et kuidas me kohtusime. Ja alguses tegelikult oli see päris raske, sest kuigi ma ütlesin, et ta ei ole oluliselt vanem minust, siis sellegipoolest on nagu see vanusevahe olemas.
Ta on siis minust 5 aastat vanem ja kõik ta sõbrad tollel hetkel olid sellised klassikalised kiuslikud mehed, kes kiusasid mind pidevalt sellega, et date'id oma õpetajaga. aga me saime sellest koos üle ja ma ei suudaks ma ei oleks suutnud endale andeks anda, teades, et ma võin kohtuda sellise inimesega ja ma ei kirjuta talle ja ma ei tee ise esimest sammu. Ja et see võib kõik olemata jääda, sest mul ei olnud mitte midagi kaotada. Ja tegelikult ühesõnaga ma olen väga õnnelik selle otsuse üle. Vau, see on ju nagu mingi filmi stsenaarium ja sa ütlesid küll, et sul ei olnud midagi kaotada, aga ma mõtlen küll, et noh, ju sa siis nagu, ma ei tea, no ma ei tea, kuidas see olukord täpselt oli, et kas sa ikkagi nagu tundsid, et sealt nagu võiks midagi tulla, sellepärast et minu arvates on küll kaotada, et kui ta annab sulle loenguid ja sa teed mingisuguse sammu ja sealt ei tule midagi vastu, siis sa pead edasi seal loengutes käima, siis see tundub nagu awkward. Aga sinu õnneks ikkagi oli see mõlemapoolne selline märkamine ja mingisugune connection. Aga ma ei tea, jah, see tundub nagu kuidagi selline tabu, et õpetaja ja õpilane, aga ülikooli kontekstis ma ei tea, kas see nagu käib mingisuguste reeglite vastu, võib-olla ikkagi käib, kui ta peab sinu mingeid töid ka parandama. Aga no jah, ma ei tea selles suhtes, mis poliis mina siin olen, et ega nagu elus juhtub asju ja ega mis sa sinna siis teed, kui lihtsalt juhtus nii, et ta on õppejõud, sa õpilane ja tekkisid tunda, et 5 aastat vanusevahet ei ole ka nagu midagi hullu, nii et selles osas ei ole mul midagi öelda. Ja noh, tõesti nagu sina pidid selle esimese sammu minu arvates ka tegema, et vaevalt, et see tema poolt oleks üldse kunagi tulnud, isegi kui ta nagu tundis ka midagi. Et siis õpetaja poolt või õppejõu poolt see tundub nagu kohatum kui õpilase poolt. Aga ma ei teagi, ma ei oska midagi öelda, mul lihtsalt nagu oleks nagu, või noh, mul tuli kuidagi silme ette mingi filmi stsenaarium või siuke nagu film jooksis silme ees. Et päris huvitav kohtumislugu, aga nagu, nojah, mis see ikka, kui keegi küsib, et mingi, kuidas kohtusite, et siis te ilmselt siis räägite seda lugu, on ju, mida sa ikka hakkad valetama või nagu miks, on ju. Jah. Ja nüüd minu arust on mul need esimese sammu lood kuulatud. Ehk siis võtan edasi muid suhetega seotud poisse. Hei Kaisa, mina tahaks rääkida sellest, et kuidas on ikka veel okei, et juttu jätkuks küsitakse, kas ja millal te lapsi soovite saada. Mul on kõigepealt üks vahva story time, mis jääb 10 aasta tagusesse aega, kui ma kohtusin oma praeguse elukaaslasega. Ja me olime olnud koos 3 kuud ja ta viis mu siis oma emaga tutvuma. Hästi tore õhtu oli, saime väga hästi läbi, jõime veini, kõigil olid tujud väga head, ema tundis ennast päris vabalt ja ilmselt oli üsna rõõmus selle arengu üle. Igal juhul ühel hetkel ta ütles, et tal on väga-väga vaja mulle midagi nüüd näidata. Kadus korraks teise tuppa ja tuli tagasi lasteraamatuga. Sõna otses mõttes ta siis lükkas mu koogitaldriku eest ära ja pani selle raamatu mulle siis lahti sealt nina alla ja hakkas lehti keerama, ütles, et vaata kui ilusad pildid, et tema kohe ei suutnud vastu panna ja et tal on veel igasugu asju siis tulevastele lastelastele valmis juba ostetud. Ja jah, ma korraks tuletan meelde, et me olime 3 kuud koos olnud ja ma kohtusin temaga esimest korda sel õhtul. Ja no loomulikult on neid küsimusi mitte ainult tema käest, vaid ka üldiselt tulnud päris palju. Ja kui me 10 aastat tagasi tutvusime alles, siis need küsimused olid stiilis, et noh, et tutvusite, leidsite siin teineteist ja millal siis abielluma hakkate ja millal lapsed tulevad ja nii edasi. Ja kui me tol ajal olime mõlemad üsna veendunud, et me kindlasti lapsi tahame, siis nüüd olles vanemaks saanud ja praegu lausa juba 10 aastat koos olnud, siis võib-olla see enam nii suur veendumus ei ole ja tegelikult me ei ole isegi otsustanud, kas me neid tahame või ei taha. Et nii palju muid asju on ju ka elus toimumas ja see suhe iseenesest on nii tore ja et kas nüüd peab.
et ma arvan, et ei pea. Ja iga kord, kui või noh, ma arvan, et ei pea nagu kindlasti need lapsed olema, et nad on suur rõõm kindlasti nendele, kes neid tahavad, aga jah, ühesõnaga meie ei ole otsustanud veel. Aga mis on veel kõige nagu olulisem selle kogu asja juures, on minu jaoks see, et mul on väga palju lähedasi imelisi naisi ja paare, kes on väga tahtnud lapsi saada ja mingitel põhjustel ei ole saanud neid lapsi, on elanud üle raseduse katkemisi, tegelevad viljatusraviga, on tegelenud viljatusraviga ja iga kord, kui minu käest küsitakse seda küsimust, siis ma mõtlen nende peale ja selle peale, kui õudne on see, et tõenäoliselt sama tihedasti küsitakse ka nende käest neid küsimusi ja see enesetunne on nagu hoopis teine. Ja ma arvan, et inimesed ei saa aru, et see ei ole nagu ilmast rääkimine ikka veel ja just see natukene vanem põlvkond, et võib-olla siin 30-ndates ja 20-ndates inimeste jaoks ei ole esiteks enam nii automaatne, et kindlasti peavad need lapsed tulema, et ilma kuidagi ei saa. Ja noh, ka võib-olla oleks rohkem kursis, et kui raske see teekond võib olla. Aga ma väga ärgitaks inimesi proovima nagu endale seda lihtsalt selgeks teha, et see ei ole asi, mida lihtsalt juttu jätkuks kuskil kokkusaamisel küsida, sest keegi ju tegelikult ei taha selle küsimuse peale mingit suurt teema avamist selles osas, et näiteks miks mina ei ole otsustanud veel lapsi saada või siis hakkame hoopis kellegi viljatusteekonnast rääkima. Et jah, kuidas sinul sellega, kui palju uuritakse ja mis sa arvad kogu sellest teemast? See voice võttis väga hästi kokku kõik minu mõtted sellel teemal. Ma arvan täpselt samamoodi ja ma arvan, et me ei saa vist kahjuks enamustele vanema põlvkonna inimestele selgeks teha seda, et seda me ilmselt muuta ei saa, et sealt need küsimused tulevad. Noh, saab küll sellel teemal rääkida ja tõesti nagu võib-olla millegi nagu tõsisemalt kohe võtta ette see ja selgitada ära, et miks ei ole okei seda küsida, aga ma kardan, et nagu laias laastus seda ei anna muuta, aga tõesti ka mina usun, et praeguse aja inimesed või ütleme siis 30-ndates, 20-ndates inimeste jaoks see ei ole enam nagu tavaline küsimus, mida küsitakse. Et ma arvan, et ka siin minu kuulajate seas nagu kõik inimesed, okei, ma ei saa öelda kõik, aga et enamus saavad sellest teemast täpselt samamoodi aru, nii nagu ka see Voice'i saatja rääkis. Ehk siis jah, ma kardan, et sinna ei ole midagi teha, et on mingisugused vanema põlvkonna inimesed, kes jäävadki neid küsimusi küsima. Aga minul on selles suhtes vedanud, et mu enda vanemad ei ole sellist sorti, kes nagu pressiks või küsiks ja nad teavad ka, ma ei tea, mu elu ja suhete kohta nagu piisavalt, et kuidagi ei ole sellist teemat, et küsitakse. Seega mul õnneks sellega nagu ei ole probleemi. Aga ma tean, et nii paljud puutuvad sellega kokku just mingi jõululauas või nii, kui on mingi ühine istumine, siis jälle tulevad need küsimused. Ja mul on nii kahju sellest ja tõesti just nagu kõige rohkem kahju nendest inimestest, kelle jaoks on raske teekond ja kes väga soovivad ja mingil põhjusel ei saa või veel ei ole õnnestunud ja siis saada seda küsimust, no issand jumal tõesti, et selles suhtes ma küll usun, et siin kuulajatele, kuna ma tean, et enamus on ka kas kuskil minu vanused, natuke nooremad, natuke vanemad, et teile ei ole vaja ilmselt seda sõnumit edasi anda, aga ikkagi mõtlesin, et võtame selle teema ka siia sisse, sest ma tean, et see on päris paljudel probleem. Aga jah, mõtte poolest ma nõustun kõigega, mis Voice'i saatja rääkis ja issand jumal jah, see, et 3 kuud olite teitinud, esimene kohtumine emaga ja ta toob selle raamatu välja. Oh my god, ja nüüd tal on lihtsalt nagu üle 10-aastase raamat olnud ootel ja mingid muud asjad, nagu ma aru sain, laste asjad. Võib-olla on su elukaaslasel õdesid vendi ja võib-olla keegi on vahepeal lapse saanud, et siis võib-olla ta on saanud neid asju juba anda kellelegi, aga jah, päris crazy. Ei, ma tahaks rääkida siis küsida paari suhtetraumade kohta, et ma olen oma praeguse mehega siis koos olnud
kohe 4 aastat, meil on kõik imeline muidu ja ta on alati minu jaoks nagu olemas, kõik asjad, ta mõistab mind. Aga ma ise tunnen ennast siis ütleme niimoodi natuke halvasti, kuna see on minu jaoks siis teine tõsine suhe mu elus. Ma olen 20-ndate alguses. Mu esimene suhe oli väga, ütleme siis halb. Mu esimene suhe sundis kogu aeg ennast peale, surus, nõudis, et ma pean ennast kätte andma. Siis mu esimese kutiga esimeses suhtes oli minu jaoks ka nagu esimene kord siis voodielu, kõik asjad. Ja ta ikkagi surus, suurem osa siis voodielu olukordi lõppesid sellega, et ma nutsin ja värisesin. Ja nutsin sellest, et mul oli kas valus või ebamugav või oligi see, et ma tegelikult ei tahtnud, ta sundis peale või jõuga võttis. Samamoodi, et ta hakkas siis ette heitma, kui ma suhtlesin teiste inimestega, ka meie oma sõprusringkond, meil on päris suur päris suur sõprusringkond. Ja seal sõprusringkonnas oli ka ilmselgelt poisse, seal oli tüdrukuid, ma suhtlesin kõigiga. Ma sain kõigiga hästi läbi ja teda hakkasid häirima, et ma suhtlesin nende poistega, nendega poistega ma suhtlesin juba enne suhtlesinekut. Ja see kõik tekitas mulle väga suure trauma, kuni lõpuks ma sealt suhtest siis minema sain. Esimene suhe kestis aasta aega, kui ma sealt minema sain, mul oli väga-väga suur hirm tegelikult meeste ees. Aga ma otsustasin lõpuks, et ma ei lase ennast mõjutada sellel ja ma isegi otsinud ühtegi inimest oma ellu, kui järsku tuli siis mu praegune kaaslane. Ta on lihtsalt imeline, aga juba algusest peale ta teadis, milline mu eelmine suhe oli ja alguses tal on olnud probleeme, et iga kord, kui me midagi teeme, kui meil näiteks on mingi voodieluga seotud teema, siis alguses oli see eriti hull. Ma hakkasin näiteks poole pealt nutma, sest et mul tulid kõik mälestused voolasid tagasi ja nagu ta ei sundinud ennast kunagi, mu praegune mees siis ei sundinud ennast kunagi peale, aga ikkagi nagu kõik see tuleb tagasi. Nüüd see on nagu paremaks läinud, aga ikkagi on olukordi, kus ma ikka tuleb tagasi kõik see ja ma olengi nuttes. Ma olen mitu korda lihtsalt minema kõndin, sest et ma ei suuda talle otsa vaadata, sest mul on sitt tunne, et nagu ma jälle nutan või et nagu mul on jälle midagi halvasti. Et nagu, et miks ta peab seda taluma põhimõtteliselt. Ja teiseks on see, et kuna mu eelmine suhe siis, või eelmine kaaslane siis kogu aeg heitis ette, et miks ma suhtlen nende või nendega, siis ma olen ennast alateadlikult kuidagi eemaldanud kõigist omast sõpradest selle suhte jaoks. Mu küll kaaslane nagu kogu aeg nii suhtle, nagu nüüd on tagasi tulnud, suhtleme rohkem. Aga alguses oli väga hull, ma ei suutnud kellegagi väga suhelda, mu parim sõbranna jäi mu elust põhimõtteliselt välja. Sellepärast, et ma kartsin, et äkki ta samamoodi lihtsalt, äkki ta lahkub minu juures, kuna ta oli nii, kõik minu arust on nii hea ja ma ei tahtnud teda kaotada. Ja lihtsalt, et mida sina arvad selles olukorras, mida teha või et kas sul on sellist olukorda, on ta sellest tundnud või et kas äkki keegi teine tunneb ennast siit loost ära ja teab, et ajaga tegelikult võib-olla äkki läheb paremaks, et mul on läinud. Issa, mul on nii kahju, et sa oled pidanud sellist asja läbi elama. Mul on tõesti lihtsalt nagu nii kurb meel, et on olemas sellised suhted, on sellised kogemused, et on sellised mehed. Mul on lihtsalt nii kahju ja esimese asjana ma lihtsalt tahan sulle öelda, et jumala eest ära tunne ennast kuidagi süüdi, et ära üldse nagu mõtle sellises suunas, et miks mu, ma ei tea, praegune kaaslane peab nagu tegelema sihukese asjaga, et see ei ole kummagi teie süü. See ei ole sinu süü, see ei ole sinu praeguse kaaslase süü, see on lihtsalt tõesti trauma, mis sul tekkis sinu eelmisest suhtest. Ja kõige olulisem, kõige suurem soovitus, mis mul on, palun mine psühholoogi juurde või teraapiasse. Sest et ma kujutan ette, kui palju see võib sind aidata. Et mina ise ei ole sellise teemaga kokku puutunud oma elus, aga mul on olnud mingisuguseid muid oma teemasid ja käin praegu siis regulaarselt teraapias ja teraapia on mind lihtsalt nii palju aidanud. Sellepärast, et teraapias sa ei tegele mitte ainult nagu selliste teadlike mõttemustrite muutmisega, vaid sa saad ka alateadvuses asju nii-öelda korda teha, nagu mingisuguseid selliseid mustreid, mis ei olegi sul siin nagu pinna peal kuskil, vaid kuskil all sügavuses ja neid asju saab teraapias või psühholoogi abiga korda teha, et enam ei vallanduks see sama reaktsioon, kui sul on kõik hästi. Et ma arvan, et sul on vaja nagu oma närvisüsteemile kuidagi märku anda, et
nüüd on turvaline, nüüd on hästi, et me ei ole enam selles samas olukorras, enam ei ole alarm, SOS olukord, et nagu kahjuks see on nii tugevalt sinu sees, mis on täiesti arusaadav ka peale sellist kogemust, et su närvisüsteem ei ole nagu sellest välja tulnud ja vot täpselt seda sa saaksidki siis teraapias teha, et sellised nagu, ma ei tea, nii-öelda reaktsioonid, trauma responsid saab ikkagi aja jooksul, ma ei tea, kas võib-olla ma kasutan valesid sõnu, välja ravida, ma ei tea, mis see õige sõnastus on, aga jah, lihtsalt kahjuks meil iseendal niisama ei ole kaasa antud neid tööriistu ja neid teadmisi, et kuidas enda sees sellised mured korda teha, et selle jaoks ongi psühholoogid, terapeudid, kes saavad aidata meil need asjad enda sees korda teha, et edasine saaks olla ilusam, parem, helgem, et sa ei pea kannatama seda ja ma arvan jah, et see on ikkagi päris korralik trauma ja mina ise ei oskaks sellega toime tulla, tegeleda ja ma ka tunnen, et see on täiesti väljaspool minu teadmisi, et ma ei oska sulle nagu kahjuks ise nagu mingit sellist head tööriista või nõu anda, mis aitaks sellest nagu välja tulla. Mina saangi lihtsalt soovitada, et otsida abi, see ei ole nagu mingisugune imelik või tabu asi ja lihtsalt öeldagi, et kõik sinu tunded on normaalsed, jumala eest ära süüdista ennast ja mul on nii hea meel, et sa said sellest välja ja et sul on nüüd toetav kaaslane. Ja seda ma oskangi öelda. Ja kui keegi on olnud samas olukorras ja on sellest välja tulnud ja võib-olla on jagada paremaid nõuandeid kui minul ja sa oled valmis seda kommentaarides tegema, siis võid vabalt YouTube'is kommenteerida või siis võid ka Instagramis mulle DM-i saata ja ma võin kas või nagu anonüümselt avaldada nõuanded või mingisugused nipid või mingi muu teise kogemuse. Et ka täiesti arusaadav, kui ei taha võib-olla avalikult kommenteerida. Hei Kaisa, mul on selline, ma lähen kohe probleemi juurde, ma ei hakka siin pikka juttu rääkima. Mul on selline probleem, et mul on elukaaslane juba nüüd 4-5 aastat oleme vist olnud koos. Ja selles kõik on nagu hästi, aga minu üks suurim mure on see, et ta lihtsalt ei tee mitte midagi. Ja mida ma mõtlen selle all on see, et nagu kodutööd, koristamine, whatever. Nagu meil on praegu jaotatud niimoodi, et mina koristan, ühesõnaga mina teen kõike ja tema teeb süüa. Ja minu jaoks ei ole võrdne, sest nagu ma saan aru, söögi tegemine on üks väga suur osa ja ma olen väga tänulik, et ta teeb süüa, sest ta teeb paremini ka süüa. Aga lihtsalt see, et nagu kogu see mess, mis pärast kööki jääb, on minu teha. Ja kõik muu, nagu alustades sellest, et liivakasti on vaja puhastada iga päev. Ma ei tea, vaadata, et kastil oleks piisavalt vett masinas ja mingid sellised asjad, nagu neid on lihtsalt nii palju, et mitte midagi ei vedeleks, sest et ta võtab sokid, riided ära, kõik jääb täpselt sinna, kuhu ta nagu jättis need. Ehk siis kõik jääb vedelema, mina ainult jooksin ja panen neid kogu aeg ära. Siis mingid sellised väiksed asjad ka, et muidu teen mulle kohvi ja jääkohvi siis tegelikult, mis ma teen väga hea meelega, sest et mulle meeldib, et ta kiidab mind, et ta väga maitseb minu tehtud jääkaramelikohv. Aga ikkagi see, et nagu ma teen kõike. Ja siis ma vahepeal olen mõelnud, et vahetaks rollid mingi nädalaks, et mina ei tee mitte midagi, okei, süüa siis on ju, ja ta teeks seda kõike, ta ei saaks hakkama, ta kindlasti ei saaks, aga mul on see, et ma ei suudaks, sest et ma ei suuda elada kodus, kus mingid asjad vedelevad, mul on vaja kõik kogu aeg ära panna, isegi kui mul on väga kiire, siis ma hästi kiiresti teen kõik asjad ära, sest ma ei saa, kui asjad vedelevad ja ma ei suudaks nagu lihtsalt niisama diivanil chillida, kui kõik on nagu sassis ja must ja rõve, ühesõnaga lihtsalt tema suudab, ta suudab väga hästi, väga sassis ja mustas kodus olla, aga mina ei suuda ja sellepärast kodu on alati korras ja puhas ja ta ei peagi midagi tegema, kui kogu aeg korras ja puhas, sest et ma olen siuke friik, et ma ei saa, onju. Et ma ei tea, ma olen seda öelnud ka talle, aga nagu see väga ei ole, midagi ei ole muutunud, et ma ei tea, kuidas sa võib-olla lahendaksid seda või kuidas ma talle ütlema peaksin, et ma nagu, mul on tõsi taga, et ma olen rästlasin, et ma ei viitsi enam niimoodi. Aga ma ikkagi väga armastan teda ja ma ei taha nagu mingit lahkuminekut ega midagi sellist mitte, lihtsalt, vot. No mu esimene mõte oli see, et tee šokiteraapiat, aga samas see jah ei pruugi töötada, selle all ma mõtlen seda, et lihtsalt, ma ei tea, nii kaua kui vaja on siis,
ära pane mitte ühtegi asja, ära tee mitte midagi. Aga ilmselt jah, nagu sa ütlesid, see oleks raskem sinu enda jaoks kui tema jaoks, et tema tuleks sellega ilmselt päris pikalt toime, aga sind ennast ajaks see hulluks. Ehk siis ma ei ole kindel jah, et see on lahendus, aga ma ütleks, et suurim probleem on võib-olla praegu siin see, et sa ütled, et sa oled sellest rääkinud ja midagi ei ole muutunud. Et see tekitab ju sellise tunde, et kas sulle ei loe minu tunded või minu heaolu. Et see nagu tekitab küsimusi, võib-olla siis ta ei ole piisavalt selgelt sellest aru saanud ja mulle tundub ka, et selline dünaamika nagu viib sinnapoole, kus sina tunned võib-olla, et sa oled nagu ema rollis ja suhtes ei tohiks kunagi olla sellist ema ja lapse dünaamikat, aga paratamatult see tekib, kui sina teed kõik justkui teise jaoks ära ja kui sa väljendad, et see ei sobi sulle ja midagi ei muutu, siis on nagu sihuke, et nagu ema pahandab lapsega, aga nagu midagi ei muutu ka. Et see on nagu väga halb koht, kus olla, et võib-olla ka seda välja tuua oma kaaslasele ja võib-olla väga konkreetselt ülesanded ära jagada, kirja panna kõik ülesanded, ma ei tea, prügi väljaviimine, kassiliiva vahetamine, kassidele toidu panemine, koristamine, pesu pesemine, pesu kuivama panemine, nõudepesu tööle panemine, nõude ära panemine, ma ei tea, nõude pesemine käsitsi üldse, mingisugune köögi koristamine, vannitoa koristamine, elutoa koristamine, magamistoa koristamine, voodipesude vahetamine, kõik siuksed asjad eraldi kirja panna ja siis kõigepealt võib-olla lihtsalt ka, et visuaalselt välja tuua nagu terve see list asju, mida sina teed ja siis see list, mida tema teeb, kus on siis võib-olla üks asi, võib-olla äkki ta ostab need toiduasjad ise, siis on 2 asja. Et kõigepealt oleks visuaalselt üldse silme ees kogu see list asjadest ja siis, kui on selge see, et sina teed ilmselgelt liiga palju, siis jaotada need asjad niimoodi selgelt ära. Et prügi viid välja sina, ma ei tea, pesu pesemine vaheldumisi, kuidagi niimoodi. Ja väga oluline on aru saada sellest, et kas su kaaslane ei taha neid asju teha või ta ei oska neid asju teha. Äkki ta ei ole kunagi varem teinud, sealt tuleb mingisugune ebamugavus, ma ei tea, ta ei oska pesu pesta näiteks, pesumasinat kasutada, ma ei tea, et olukorrad on väga erinevad, ma lihtsalt viskan õhku mingeid variante. Et kui ta ei oska, siis absoluutselt saab õppida. Kui ta ei taha, siis see on väärtuste küsimus. Ja sina pead mõtlema, et kas sa tahad täpselt sellist suhet ka 5 aasta pärast või 10 aasta pärast või see on sinu jaoks ikkagi piisavalt oluline koht, kus mõelda selle üle, et kas sa tahad sellises suhtes olla. Ma saan aru, et sa armastad oma kaaslast, selles ei ole üldse küsimustki, aga sellest alati ei pruugi piisata. Ja jah, kui asjad ei muutu, siis juba rääkida nagu väga tõsiselt sellest, et sa ei ole mitte ainult ärritunud sellest, et sina pead tegema rohkem, vaid sellest, kui sa palud oma kaaslaselt, et midagi muutuks, siis mitte midagi ei muutu. Et sa tunned ennast nähtamatuna, sa tunned, et sinu vajadused ja soovid ei ole olulised, ehk siis kas sa ei ole oluline ja see muudab väga tugevalt sinu jaoks pilti sinu kaaslasest, kui ta otsustab mitte midagi teha selle infoga, mis talle antud on ja sul on tõsine küsimärk selles osas, kas sa tahad sellises suhtes jätkata. Et ma arvan, see on nagu võib-olla lõpuks väga vajalik vestlus. Hei Kaisa! Mõtlesin, et saadan oma väikse loo või ma isegi ei tea, kas see on lugu, see on võib-olla pigem lihtsalt selline nagu mõttekäik ja ma isegi ei tea, kas selle nii-öelda mõttekeigu lõppu tuleb isegi mingi küsimus või mitte, aga võib-olla lihtsalt oskad kommenteerida minu mõtteid ja tundeid. Et ma olen sinuga peaaegu sama vana, natuke vanem vist, aga põhimõtteliselt sellel aastal ma saan 30. Ja justkui nagu mu elus on kõik justkui on track või isegi võib-olla nagu kuidagi normist mingil määral nagu eespool, vaadates nagu tänapäeva maailma ja asju. Et mul on kõrgharidus, mul on magistrikraad, mul on oma korter ostetud, ma olen püsisuhtes, väga-väga heas suhtes tegelikult, kus
Ma olen koos inimesega, kes ma arvan, et on pigem haruldus tänapäeva maastikul nii-öelda, et ta päriselt kuulab ja mõtleb kaasa ja on nõus arutama igasugustel probleemidel. Ja jah, me elame koos ja minu enda korter on üürile antud. Ja kuidagi kõik on nagu justkui mega hästi ja äsja just tegelikult tegin ka karjääripöörde. Noh, mitte väga drastilise, aga ikkagi mingil määral. Aga kuidagi nagu päevast päeva ma nagu taban ennast kuidagi nagu sellelt mõttelt, et nagu kas päriselt ongi nagu see elu ja et kas nagu midagi on veel elus või noh, ma näiteks ei tea, kas ma päriselt tahan lapsi ja et kas see on nagu osa minu elust, et see on mingi asi, mille ma pean noh, vaadates mu vanust lähiaastatel välja mõtlema, aga kuidagi nagu selline nagu veider nagu rahulolematuse tunne on. Ja ma ei saa aru nagu miks, sest justkui kõik on mega hästi ja paigas, kui noh, võrdlemine on nagu nõme niikuinii, aga kuidagi nagu veider, et ma ikkagi kipun ennast hästi palju teiste inimestega võrdlema ja ilmselgelt peaasjalikult sotsiaalmeedias, kus nagu asjad ei ole niikuinii nii, nagu need tihti päriselus on. Et ma ei tea jah, ilmselt see oli päris segane jutt, aga kuidagi selline, ma ei tea, mingi quarter life crisis või ma isegi ei tea, mis see on. Et kuidagi naljakas tunne, et justkui kõik on olemas, aga samas selline rahulolematus on ka mingil määral sees. Ma arvan, et väga paljud inimesed tunnevad ennast nii. Et ma usun, et palju rohkemad, kui sa oskaksid arvata. Minul tuli sellega kohe meelde, et mul oli selline mõttekäik umbes siis, kui ma olin, ma ei tea, 14, 15, 16, 17, kus ma mõtlesin nagu ette selle peale, et kas elu ongi nagu lihtsalt see, et ma peale gümnaasiumi lõppu lähen ülikooli, siis ma lähen erialasele tööle, teen karjääri, siis mul on kuskil seal on see kaaslase leidmine, siis me saame lapse ja siis, et nagu, kas see ongi, mul oli seal nagu mõttekäigus see lapse saamine ka, aga vahet pole, kas see seal on või ei ole. Ja ma olin täiesti, mul oli kriis. Ma olin nagu, mis on elu mõte, kas see ongi, kas lihtsalt niimoodi nagu see elu peabki käima ja nagu, et mulle tundus, et selles ju ei ole nagu seda mingit võlu või et kuidas see kõik nagu peaks täitma minu südame või nagu kuidagi seestpoolt mind täitma. Selle mõttekäigu ma tegelikult väga kaugele ei jõudnud, see lihtsalt elas mu sees ja kuidagi elu läks lihtsalt edasi ja päris traditsioonilist viisi minu elu ikkagi läinud ei ole ja praegusel hetkel ma nagu otseselt selliste mõtetega enam ei maadle ka, et aga ma kaldun arvama, et see on natukene selline ja ma üldse ei taha pisendada seda probleemi, ma saan väga hästi sellest aru, ma lihtsalt üritan selgitada mingit oma mõttekäiku, et mulle tundub, et see on selline tänapäevane probleem, kuna elu on ikkagi palju parem, kui see oli aastakümneid tagasi ja see, et elu on üleüldiselt parem ja sinul on ka, sa oled nagu elus õiged valikud teinud, hästi on läinud, see tekitab ruumi selleks, et sa üldse saad mõtiskleda selle üle, et kas peaks midagi veel olema ja et mul on nagu hästi, aga nagu kuidagi nagu midagi võib-olla peaks veel olema, et kui elu on raske ja halb ja sa, ma ei tea, igapäevaselt näed vaeva selle nimel, et sul oleks üldse toit laual või kui kunagi need lapsed lihtsalt saadi ilma isegi mõtlemata, et sul lastel oleks siis toit ja kõik see oli juba nagu nii palju tegemist, nii palju vaeva ja tööd, et seal ei olnud ruumi sellisteks mõteteks, et kas midagi veel, et nagu sellist aegagi ei olnud, et midagi saaks üldse veel olla. Ehk siis see on nagu selline heaolu ühiskonna probleem ja üldse ma ei ütle, et see ei ole päris probleem, vaid see nüüd ongi
praegusel ajastul see ongi päris probleem. Ja teine asi, ma arvan, see on inimloomuses, see on meile sisse kodeeritud, et me ei suuda tunda lihtsalt rahulolu pikemat aega. Me suudame tunda rahulolu lühiajaliselt, kui midagi on just saavutatud, kui midagi on just ostetud või noh, nagu selliselt jah, nagu lühiajaliselt, et ma ei tea inimesi, kes suudaks nagu lihtsalt pikka aega rahulikult rõõmsad olla ilma muremõteteta. Et see on meisse sisse kodeeritud ja ma saan aru, et ükski see, mida ma olen praegu rääkinud, ei aita sind mitte kuidagi. See on lihtsalt, ma seletan oma mingeid mõttekäike. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed täidavad seda tühimikku lastega. Ja see ma arvan ei ole parim viis selleks. Ega ma nagu väga palju muud ei oska öelda, kui et täita see tühimik hobide, reisida või kõigile võib-olla ei meeldi reisida, aga minu jaoks on küll see, et nagu et reisimine on täiega selline asi, mis toob värvi mu ellu, mis toob uusi emotsioone, rikastab kuidagi maailmapilti. Või see ei pea olema reisimine, võib-olla mingisugune muu hobi, mis seespoolt täidab sind. Kas nagu väiksemal skaalal, et see, et ma olen tagasi jõudnud selle kunsti juurde, maalimise juurde, see on siuke mingi väike asi, mis mind seespoolt täidab, minu tassi täidab. Et ma vist paremat nõu ei oska anda, kui et leida midagi sellist enda jaoks, mis toob värvi, häid emotsioone ellu. Ma arvan, et siinkohal täna lõpetame ja ongi aeg jagada auhinnad. Ja ma annaksin Lidli kinkekaardi siis sellele poissile, mis rääkis oma eelneva suhte traumast, mis teda tänase päevani mõjutab. Siis see poiss, kus oli juttu esimese sammu tegemisest, mis viis kestva suhteni oma õppejõuga. Temale ma annaks kasti Heavenlit. Ja biotrooga kingitus läheb lastega seonduvate küsimuste poissile, sest et seal olid lihtsalt kokku võetud kõik minu mõtted, et me ei peaks küsima inimestelt, millal siis lapsed tulevad. Nii et temale siis minu lemmik biotrooga tooted. Ja suur aitäh kõigile, kes ikka voisse saadavad. Jätkuvalt ootan kõiki teie küsimusi, muresid, dilemmasid, lugusid, naljakaid lugusid või muid põnevaid lugusid. Et pange aga teile kirstordil.com ja kuuleme-näeme juba järgmine nädal. Tšau!